mitte väga. Nagu gaasigrilliga ikka läheb. Persena. Kui me just peame oma kana siia panema, muidu see kõrbub sinna kohe ära. Okei, kuna Austraalias see grillivalik ei ole kõige parem, siis me pidime 2 asja tegema ahjus ka. Nii et see on meie pidulik õhtusöök täna õhtul. Ja noh, need ka siin ikka nillivad, on ju. Kus Arla on? Sa ka nillid, eks ju? Tiirutavad siin ümber meie toidulauana. Nii, väike backstory. Unaldupühad siin ausis. Ma ei tea, kas see on nagu lihavõtted ja kas see on üleüldis pildis ausis või on see lihtsalt Griffiti värk, aga noh, esiteks reede on vaba päev, siis laupäev, pühapäev ja esmaspäev on ka vaba päev töölt. Ja nagu Griffitis vähemalt on tehtud eraldi veebilehekülg, kus on tehtud siis reede, laupäeva ja pühapäeva kohta. Nagu süke ajajoon ja igal päeval toimub keskmiselt mingi 3-4, mõne päeval isegi võib-olla 5 üritust. Ja nagu seda me tegelikult oleme ka nagu avastanud siin. Täna me lähme Põhitänavul on mingi nagu turumoodi asi, juba tegest asju. Ja siis pärast me lähme veinikasse, veini jooma. See on ikka mingi live muusika ja mingi food truckid ja värki ja siis õhtul võib-olla lähme siis sinna. See on mingi, ma ei tea, see on Eksise klubi, aga ma ei tea, mis siis, nagu ta ei ole ööklubi, aga ta on lihtsalt süke. Meil Eestis ma ei teagi millega võrrelda, aga ta on lihtsalt nagu, kus inimesed lähevad mingi õhtul nagu... No ta on niisugune ilus koht, muidu nagu mõte on nagu pubil, ma arvan. Aga lihtsalt on ilus koht, et sa võid ilusti viisakalt riida ennast. Ja noh, klippe me oleme praegu niimoodi teinud, et kuskil näe midagi väike klipp, aga me ei jõua väga palju nagu juurde rääkida. Seega, siuke väike vaheklipp siis siia. Nagu ma arvan, ma teen, et ma panen selle klippi kõige esimeseks ja siis ma panen need kõik need tegevused, mis me tegime üle terve nagu 3 päeva. Ja siis vaatame. Nii et, aga meil lähen kahekesi, Kaisa Kermo tulevad ka, aga nad veel sätivad ennast, nii et. Teeme fit-checkiga. See on backpackerite parkimiskohad siin meil omastatud. Nii, fit-check. Uued Nike'id. Rando arvas kuni tänase hommikul need on 100% feigid. Aga siis... Need on nii kõvad, et ma mõtlen, et need kõvad olema mingid feigid. Aga ma ostsin samas mingist normaalsest poest, kus olid igast firmakad. Pluss, tal oli talla peal mingi lill ja siis ta arvas, et see on mingi fake märk. Aga tegelikult tuli välja, et need... Nike märkidest tehtud lill mingi special edition. Nii et jah, nüüd sa saad jälle rahuliku südamega. Mul on täpselt sama fit. Väike vlog käib siin. Täpselt sama fit, nagu mul oli seal põhimõtteliselt selle Horstreissil. Ja rihmikud. Sandaalid. Rihmikud. Sandaali. Kleidike, see, prillid ja ilma kotita lähen tänast, et ma rebel. Jep. Kaisa fit-check. All black. Ja täna muidu, kusjuures praegu on mingi 18 kraadi. Siuke mõnus Eesti suvi. Ma ütleks, et nagu meil see maja omanik tupitse tõua see freezing. Aga nagu ma tean, et meie kõigi emad ja isad juba möllavad aias mingi lühkade ja lühikese varukaga, nii et... Näe, seal on ka üks, kes möllab lühikeste rattade suumi ära. Näe, full lühikeste varukatega. Ma tean seda, et kõik Mida? Seisin siin, sügasin pealt, panin näpuga, hakkin siin okka otsada. See oli nagu küll. Reaalselt ainult Randal juhtub ausalt. Aga nüüd me tulime siia Deportolli veinikasse ja... Ennast kuradi ma käpuli joomune. Ei tea. Need vaatame, kuidas siin läheb. Mida ilusat on siin kõik näha. Aga tegelikult juba on väga ilus. Jälle siin on nii palju inimesi ka. Inimesed on janused paari järjekorras. Nagu nüüd veini oska. Saad. Võtame selle 3 peale. Hullu ikka pane, aga...
hello. Ma loodan, et midagi on normaalselt kuulda ka, see tõus näiteks tuurina ja traktor käib. Aga täna on, kuupäeva ei mäleta, aga neljapäev ja meil on homme siin viimane päev siis. Ja nagu meil uus töökoht ka ootab meid, esmaspäevast alustada. Ja see oli suht siuke nagu õnnemäng nii-öelda, et me mõtlesime alguses, et kas me lähme äkki 30. märtsist uude kohta või mitte, kes me tahtsime nagu siin lõpuni olla. Ja praeguseks on siis niimoodi, et nädala alguses oli 75 hektarit ainult veel vaja harvestada. Kokku vist ettevõttel oli 3400 hektarit. Ja siis, kuna vahepeal olid need munadepühad ka vahel, siis oligi niimoodi, et eelmine kolmapäev, neljapäev me olime kodus, reedel olid munadepühad, laupäev, pühapäev, nädalavahetus, esmaspäev oli ka vaba ja nüüd siis teispäev, kolmapäev, neljapäev, reede saame harvestida. Ja kui me lõpetame nüüd see nädal ära, siis põhimõtteliselt ma arvan, et võib-olla jääb mingi 10 hektarit järgmiseks nädalaks, mis on nagu suht mõtet ühe päeva töö, ühe vahetuse töö. Nii et suht õigel ajal. Ja teine asi, ma mõtlesin, ma näitan, millised viinamarjad need lõpuks on. Et kuna nad on ikkagi suht kokku kuivanud sellised rossinad ja nagu kuna see põhimõtteliselt nagu veinikal, selle konkreetse veinikal, kuhu meie siis saadame enda viinamarju, siis neil nagu punase veini müükis väga hästi ei lähe, eks nad väga ei taha punaseid viinamarju. Ja siis nagu suht taktikaliselt nagu nad teevad nagu siis seda, et nad nagu lasevad korjata ja veinitada selle korjaga, sest siis ongi see, et viinamarjad lähevad kuivavad kokku. Enda mass on nagu poole väiksem, mis ta oleks siis, kui ta on selline suussõimari, on. Ja ma näitan teile, millised nüüd nüüdseks juba näinud on. Noh, näiteks. Vaadake neid. Need on nagu mingid, ühesõnaga, need on nagu mingid nagu rosinad põhimõtteliselt peaaegu. Nii et jah, ja nagu selliseid sellesse pinni läheb nagu palju, nagu, no ilmselgelt, aga nagu mõelge nüüd seda, kui see oleks nagu täis suuruses mahlane mari, siis läheks nagu neid täis suuruse mahlase marju läheb siia palju vähem kui need kuivanud junne, nii et ongi, mass on teistsugune. Aga ja ma ei olegi väga palju mingisuguseid töövlooge rohkem teinud, sest et kogu aeg, iga päev, iga vahetus, mis iganes sa teed, kogu aeg töö on täpselt sama, on ju. Mina olen pinniga, Rando on harvesteriga, täna on Rando ka pinniga, sest meil on ainult 2 harvesteri. Pole nagu nii palju, 3 harvesteri teeks selle töö, võib-olla mingi 3 tunniga ära oleks kõik, on ju. Ja siis ongi põhjus kogu aeg, täpselt sama asi. Palju ma ikka seda filmin ja näitan niimoodi, vaid pigem ma panen siia, ma arvan, siis mingid neid klippe. No meil nädalavahetusel me läheme suht palju siin mingi toimetanud Kaisa ja Kermoga ka. Ja oli Kiisteril oli põhjust iga päev mingi möll, on ju, et neid asju. Ja kuhu me tööle lähme järgmise, me lähme Lottu, Tohvelt tõstukite peale. Vaatame, kuidas seal läheb ja kuidas seal need tunnid ja seda on praegu selles ettevõttes, kus me oleme, selles on väga hästi läinud pool aastat. Me oleme pidanud olema kodus võib-olla, no pigem vähem ikkagi. Ma arvan, et nüüd, no eelmine nädal andis meile nagu juurde 2 päeva, aga muidu ma arvan, et kokkuvõttega mingi maks 9 päeva. Mis on nagu lihtsalt, et nemad ütlevad ei, aga seal võib olla kas ilmast või millest iganes. Pool aasta peale 9 päeva kodus olla minu suht okei. Jah, eks näis, mis uues kohas saama hakkab. Aga jah, see oli praegune update siis ja tänu teid kaasa elatele. Ühesõnaga, peseme siin oma neid traktoride pinne ja õues on räige see ühesõnaga hull nagu see, kuidas ütled seda, tassstorm ühesõnaga nagu ühesõnaga ma näitan uuesti. Kõik on nagu kõik on lihtsalt liiv, mul on juuksed ja suu, kõik liiva täis. Nagu vaadaks seda. Ja nagu see oli nii, et kui me hakkasime ära tulema sealt saidilt, siis alguses taevas oli lilla, jõudsime siia, mul oli see pinn üleval õhus ka, oli siis räigelt kõikus. Lasi ruttu olla ja siis mul töökaas ütles, et mine ruttu sisse, see ei lähe veel nii pea üle. Ja noh,
korralik värk. Äkki action ka. Ja. Täpselt nii juhul see kõik ongi siin praegult. Wake up with the sun, it's a brand new day. Every moment shining, let's find our way. Feel the rhythm, let it flow. Positive vibes, let them grow. No matter what comes our way, we'll find a reason to stay. No nii väike intekas siis meie harvesteri ühiga. Kuidas on siis tunne? Meil on viimane päev ja andsime kõik oma asjad üle. Tore, vaatame, mis järgmisena saab. Hinges on kurbus tegelikult. Ei, no natuke, nii ikka me oleme vaata 6 kuud, nagu see on esimene töö meil Austraalias ja see on 6 kuud kestnud, nii et... Puges hinge sulle. Aga samas ma mõtlen, et nagu ma väga ei viitsi küll enam selle harvesteriga või traktoriga või millegagi seal sõita, nii et kuriti ma... Lähed nüüd kontorisse tööle? Ei lähe elu sees. Miks mitte? Ma ei ole selline... Milline? Kes kontorist jätaks. Okei. Ma ei ole selline. Nagu... Võib-olla kunagi... Issand, sul on juuksurisse minna. Võib-olla kunagi hiljem. No meil on mingi nirkene. Mitte sina ajad. Jah. Aga kuidas sul? Mul lego. Sa juba ootad ammu. Ma ammu juba tahan ära minna. Mul mingi poole harvesti peal nagu siukses kopati, aga noh. God damn. Aga rääkisime täna Pauliga, kes tegi meie Insta pilte. Ja Paul ütles, et kõik ütleb, me oleme good workers. Always happy, always good. Ja siis eriti Rando. Ja nüüd siis, et nagu te olete kõige nagu osavamad need töölised, kes neil on nagu eriti minema. Jep, täpselt nii ütles. No selles mõttes, et võib-olla läks tõlkes veits kaduma sul on, aga no jah. Ei läinud midagi, väga täpselt ma tegin. Ei ütles jah, et nagu nii geniaalne vend nagu oskab lihtsalt kõike teha, et super. Tahaks ka siukene olla, aga ta ütles, et ta ei saa. Ta on indu, ta ei saa nii olla. Jah, eks selles mõttes noh. Kui ikkagi oleks lindistanud seda vestlust, siis tõenäoliselt sellest tõlkest oleks natuke erinevat informatsiooni välja, kui meil siin härra Vilbiks tõlgi. No vast mitte ikka. Aga me andsime kõik oma asjad ära, nagu selle otseses mõttes meid põhimõtteliselt rööviti palju. Trussikute veel praegu sõidame juba ju. Ei, mitte päris nii, aga meil oli see, mul oli see, ma sain mõned need oranžid jumperid, vaata seda, noh. Kellegi matused, jah. Aga minu arust see oli vist äkki mingi naine, kes see 100 aastaks nädalavahetused lilla tegi. See suri ära nende? Jaa. Nagu nädalavahetused sai sotti, nüüd suri ära? Jah. Ühesõnaga, me need kampseid nagu ma olin täna jumala nagu, see oli nagu nii mõnus olla. Ja siis seal oli üks plekk, mis välja ei tulnud, ma arvan, et see oli mingi kriis või mingi asi. Ja pidime kõik tagasi andma ja põhjus oli siis see, et me ei saaks enda riietega minna kuskile, kui me seal firmas oleme töötajad, ütleme, me ikka töötame. Me isegi teame niikuinii kasutame kuskil seda privileegi, et me oleme nüüd selle firma töötajad. Ma ei kujuta ette, nagu, kus me oleks saanud seda kasutada. Ja siis 3 pluusi, kui ma sain need pluusid, siis ma ei kandnud ühtegi, sa kandsid paari, katsetas erinev materjali asju, aga lõpuks ikka anajane on kollane ikka teebki ilusamaks inimesena. Ei, mulle oranž meeldis rohkem, aga lihtsalt see... Meil alguses ju see ülemus mingi gaslightis ära seal. Niimoodi, et ma tahtsin alguses, ma oleks saanud samasugus ainult, et nagu oranži ja SPV nagu kirjadega, vaata. Ja siis ma nagu oleks tahtnud seda, sest ei, võta ikka see kuradi nööpidega see särk, vaata. Et see on mingi parem, vaata. Ja siis ma ütlesin, davai, no ju sa siis tead. Saime kätte, ma ütlesin, et... Ei tea. Saime üle lihtsalt. Jah. Saime kätte ja üle. Jah. Ja siis andsime, või Rando andis oma selle neonkolase kostüümi ja kummikut ka ära alguses juba lihtsalt, ma olen juba ammu oodanud, et ta saaks lahti nendest, sest tema mõtleb, et äkki peaks kaasat. Mida sa teed? Kummikutega, never know. No kummikud jah, võib olla. No ütleme, ma kirjutan Roosi, ütlen, võtta kummikud ikkagi kaasa. Aga... Tegelikult kummikud on just need, mida nad võib-olla kasvataks, sest ma ei ole neid väga palju kandnud, vaata ainult pestes niimoodi vahest, et nagu tõenäoliselt see on kõige nagu... Puhtam. Ja jah, vabandust. Siis need mingid kastid,
Randa tahtis täiega neid kaste ka suured, siuksed mustad plastikkastid, mis meil olid mingid asjad, siis Randa nii aga tahtis kasti. Oleks saanud asju sisse panna. Meil on tegelikult päris nagu nii palju kaste ja karpe. Ei ole. On küll. Mingi toidukarpe väiksed Ei, mida sa oled? Isegi just kingsid mulle ka ühe kasti ju. No jaa, aga sellel, mis nemad andsid, on nagu korralik kaas peal ja Siin on mahuks tegelikult nii palju asju, sest et meil siin on vaatus räigelt asju, noh. Meil on taga just tegelikult ei Need on mahtu. poekotid. Jah. Nendesse kottidesse mahub rohkem asju. No kui kaasast pressida sinna kasti mahukasid. Ühesõnaga kastidest olen ilma mina on õnnek, tema on kurb. Oleks neid kastada. Seda on. Aga jah, nüüd kell on 11:48 jõudsime just koju maja ette. Sööme. Ma ei tea, mida me siis teeme. Ma olen pesul. Ja õhtul Sai lähme. pesel. Õhtul lähme teeme paar õlle. Või rohkem. Sa sõidad vist täna õhtul. Ma võin sõita küll. Aga ma panen käpa maha. No okei, ühesõnaga. Nii et see chapter on finished. Ja... See on lõpp, hakka. Ma ei nuta, mul pole häält lihtsalt, siis ma olen haige. Sa peaks teadma, kui sa pööraks tähelepanu mulle. Oled või? Oled haige või? Nii, hoia. Olgu. Peace out! Järgmise selle Peace out. erialani. Järgmise erialani, jah? Ametikohani. Seal vist väga filmida ei saa. Saab küll. Nii et siis järgmises koos näete, mis järgmisena saab. Ja nii, noh. Peseme töövärgi maha, sitten vaadake, Randal on jalad jumal kivikõvad mingi. Ma ei julge neid pesumasinas pesta, ma arvan, et see lõhub pesumasina pooleks ära. No mul nii hulvad jala, aga mul on siin üks ülemus ajas mulle siia seda traktori mootorrolli peale juba, nii et vaatame, kui puhtaks me saame need kaunikesed. Panid ikka mingi šampooni ka ikka, jah? Väga hea, noh. Davai. Nendega ikka tööd on tehtud, noh. Aga sa siit ka vaata. No ei tunne äragi, noh. Randa tõi meile pizzat suure ja see on mega suur. Okei, võib-olla siit kaamerast pole aru saada, aga ma lasen tal kuidagi, ma ei tea. Tegelikult ma saan enda käe kõrval näidata seda. Massiivne. Ja ta on lõigatud nagu risti-resti põhimõtteliselt. Sest et see, noh, niimoodi oleks need tükid mega suured. Nii, noh. Paneme forkad täis, noh, gaasi. Okei. Mõni vend ei ole väga entusiastlik. Mul on seda nime ära. Okei. Ühesõnaga, 3. päev. Paneb möllu. Panen möllu, jah? Ja ikka pool. Räägi, kuidas siis on? No täna jälle natuke kehvem. Miks? On, jah? Ma ei tea, jah. Igatsed traktorit või? Ma igatsen seda, et ma nagu ei oleks nagu robotöör või selles mõttes nagu siin mingi ilge sakimine käib ja nagu ma ei tea, nagu ma tahaks oma peaga mõelda ka rohkem. Sa saad, ma arvan, varsti. No ei tea. Minu arvates jällegi. Mulle väga meeldib. Saan ühte asja teha ja saan harjutada natuke rohkem. Tõsi? Olen praegu pausel. Randa lubas endale ühe leivla meie vending machine'ist. Jälle, seda ei ole ka kunagi sulde tööd olnud kuskil. Vedati poes. Seega mõtle võitleda peale.
aga külm on hommikuti, me sõidame hästi palju õues ka, nii et. Aga muidu on palju nagu vanad ässad, nagu oleks sündinud tõstud või tooline. Ei ole kohe, jah. Ütleks me teile meie emotsioone kuulame eile, me olime mõlemad nagu ulmeõnnelikud, ulmekittis. Aga kohe, kui Randal on tuju halb, siis on ka tuju halb. Ei, mul ei ole tuju halb, aga lihtsalt nagu... Ma ei tea, hommikul on see nagu mulle ei meeldi kunagi näiteks, kui ma TPD-s olin, mulle ei meeldinud ka nagu mingi siukene sitane ladu, vaata. Aga siis, kui me olime põllus, ma tahaks tagi valasin ja alustaks. Ja siis ma tahtsin midagi uut teha, aga nagu... No ma ei tea, mul on see, et hommikult mulle ei meeldi. Kui päike juba välja tööle niimoodi, siis on norm, vaata, aga hommikul pimedas külmaga kuskil sellises kohas olla nii nagu... Ebamugav. Lähen töötale. Ei ole töötale. Ma arvan, et see praegu meil pole midagi paremat teha. Me peame need situatsiooni ära lahendama, siis võib-olla saame minna. Jah, no ühesõnaga. Mina ise olen rahul. Ei, muidu on äge. Ei, mulle meeldib ka, kui nagu, päevaks juba läheb, päike väljas on ja soojemaks läheb. Okei, sa tõesti hommikul toksid. Ma räägin, ja mulle ei meeldi nagu hommikul see vibe, mis siin on. No, sa üle. Rohelist pole, vaata. No, ühesõnaga, you heard it from the man. Eks ma tõmban oksa seda. Mister kuradi vingu, jah. Mister vingu. Me oleme täna majasid ehitanud siin või müüre. Ja see vend pole vist hull on. 3. päev koolimisel on. Mine nüüd kihuta, mine võta oma järgmised paletid ja. No nii, tundub, et me oleme liiga kiired oma töös, sest et meid toodi siia alusid sorteerima. Mitu korda take your time ja meil on täna veel 4 tundi tööpäeva jäänud. Ja siin ei ole väga suured tunnikud, nii et ma ei tea. Isegi ma Eks saa laikselt siin sahmime. Jah. Aga jah, hommikul oli mega külm, sest mul on ka see muff, kõrvad kõik asjad soojas. Ja jah. Siuke mõnus, tegelikult vahelduse mõttes on hea, muidu me viisime alusid. Mulle väga meeldib. Siin võiks olla ainult silemaa ka ja. Et neid veini alusid viisime ühest laost teise, aga nüüd midagi muud ka, Hommikul küll öelda, et mul on nii palju seda kraami, mida te peate liigutama, nüüd on tekkis, Liigutasime 2 toodet ära ja... Aga eks me hakkame tööle siis. No põhjus, ma olen 3 päeva nüüd natuke teistsugust tööd teinud, ma pole isegi forka peal. Tegelikult minuga on üks välismaa poiss veel, Aussi poiss. Aga tegelikult see on ühe inimese tööga lihtsalt, meid üritatakse hoida nagu produktiivsena, on ju. Sõidame siukse kollase junniga ringi. Või, avandust. Siuksega. Ja siis põhjust me peame panema kotte õhuga veinipakkide vahele. Ja sellega täidame, teeme pilti, kontrollime laadimislehte. Ja põhimõtteliselt jah, nagu ma olen siis põhimõtteliselt nagu konteinerite laadimise juures. Ja Rando täidab neid tellimuseks, siis Rando toob neid. Nagu üks rida on põhimõtteliselt üks tellimus, mis läheb ühte konteinerisse. Siis Rando toob neid nagu. Ja ma ei tea, ega muidu see töö, nagu see, mida mina hetkel teen, ei ole väga raske. Ainuke asi, millega mul raskuse vahepeal on see konteinerite uste nagu sulgemine. Sest et mõned on nagu nii kruked, et neid on suht raske panna. Aga overall on norm. Siis ma vahepeal teen seda ka, et nagu nendel veinipakkidel on sellised mustad nagu kileribad. Neid kutsutakse siis tip layeritaks. Ja siis põhimõtteliselt nagu need forkad, millega nad lähevad, seal on nagu üks attachment, mis võtab sellest mustast kilest ainult kinni. Tõmbab koos kilega veinid kaasa.
ja siis euroalus jääb nagu sinna maha ja siis ma pean nagu ongi nad, mõned riigid on siuksed, kes ei taha neid. Ma ei tea, mis teema on, äkki mingi tollivärk. See ongi see, et nad lükkavad selle veinipaki aluse nagu maha sealt ja siis tulevad ainult selle musta kilega nagu välja sealt ja siis ma selle musta kile lihtsalt panen kõrvale kasti. Haigelt higistame tööd. Aga no ma natuke tahtsin teha, siin ei ole väga palju neid, aga põhimõtteliselt ma rääkisin mingi aeg, et nagu siin laos on nagu suht ilus, no see on praegu juba laadimisel, aga muidu nagu paigal nüüd seinade alla on nagu erinevaid värve. Nagu näiteks. Meil on siin kollaseid veine, siis on nagu pakendid on siuksed nagu selline roheline, siuke punane, oranž, kollane. Siis sealt on näha, et tegelikult on roosas, meil on tumeroosad ka, siis meil on punast. Tegelikult meil on üks hästi ilus türkiissinine ka, aga seda, tegelikult seal vist vahelt on näha natuke. Aga nagu need on sellised nagu, mis on ka üleni türkiissinised. Need, ma ei tea. Aga me ikkagi vaatame mingid, nagu hoiame silmad lahti, sest et me saame siin 8-tunnised päevi teha. Aga nagu tahaks rohkem. Sest et meil maksuprotsent läks ka nüüd kõrgemaks. Tegelikult juba eelmises kohas lõpus läks. Ehk siis nagu maks võtab meil päris palju raha ära ja kui me siin väga palju juurde ei saa teenida, siis no me saame 8 tunniga sa saad normaalse, aga kuna see maksuprotsent on nii suur, siis jääb suht mõttetu raha kätte. Nii et pigem siis teeniks nagu pigem veel rohkem. Isegi kui see maks ära võtab, siis vähemalt meil on nagu normaalne summa jääb alles. Aga räägi Fast fännidele, mis eile juhtus? Ajasin 2 siukest suurt alust veini maha. Kukkus pikali lihtsalt. Kõik killud läivad. Kurvis. Jah. Tõmbasin päikseloengut tõusu näidata. Juhtub ka parimates peredes. Sa oled nüüd enesekindel on ju? Kõik, Randol öeldi, et nagu siis on kahtlane, kui sa nüüd hakkad üli ettevaatlikult sõitma. Nii et jätka samas vaimus. Lihtsalt kurvides võib võtta natuke hooguma.